No Lego klotsid on maailma hullutanud varsti vaata, et pool sajandit ja sellest on vaimustuses mitte ainult lapsed, aga näiteks siin Ülemiste linnakus on näide selle kohta, et 2 edukat ärimeest on teinud sellise Lego muuseumi ja nad on kusjuures ise ka väga palju oma käetöö siin Lego klotside juures käiku lasknud. Need 2 meest on Toomas Tähe, kes juhib Ülemiste linnakut haldavat ettevõtet ja Ülemiste City enda juht Sten Pärnits. Ühel hetkel jäid tühjaks linnaku ühes hoones rendil olnud ruumid ja meestel oli kohe idee võtta, mida sinna teha. Ma olen sealt pikemalt tegelenud, kogunud ja murre oligi, et kus siis seda kollektsiooniga näidata, et sa ei pane ju kuhugi laoruumi või pööningule, vaid siis oligi võimalus, et teeme sellise nagu avatud näituse inimeste jaoks. Lego on aastate jooksul loonud ja teinud väga erinevaid sarju. Pole vist asju, mida Legost kokku meisterdada ei saaks. Tõelisel vänil on kohe kindlasti välja ka kujunenud oma lemmikud, mida siis tehakse. Mina ise konkreetselt olengi nagu see Lego nagu linnapoolne, linnade mudelite tegija ja siis samuti ka Star Warsi pool, mis on ikkagi südamelähedane, mis on vanusest tingitud ka, et kuna need filmid tulid ja siis sellest on ka Star Warsi kollektsioon on päris suur. Samuti see on ka siin eksponeeritud. Mis see siis on? Kas hobi, tööstressi mahalaadimise koht või veel midagi enamat? Mul on 2 väikest last, 8 ja 6 aastane ja väga suur osa, ma ütleks 70%, on isegi nende pandud. Nii et tegelikult mina olen aidanud mõtestada lahti, kuidas seda kõike kureerida ja kokku panna koos Toomasega. Aga tegelikult neid väikseid töökäsi, kes siin said ennast välja elada, on ka olnud. Näitusel on kokku pandud 300 Lego komplekti, mis siis esindavad väga erinevaid valdkondi. Tegemist on selles vaates, et ühe esinduslikuma näitusega maailmas. Samuti on tegemist aastate lõikes väga erinevate komplektidega. Siin on kõige vanemad Legod on ikkagist 1990-ndatest, aga Lego puhul tuleb tähele panna, et esimene Lego klots, mis loodi, sobib kokku praegu loodud Lego klotsiga. Nii et kõik need komplektid sobivad ideaalselt kokku, et selles mõttes pole midagi muutunud. Lihtsalt teemad on muutunud, natuke ehitustehnikad on muutunud, aga tegelikult paned siia 1900 loodud Lego ja 2026 loodud Lego. Tegelikult sa saad need kokku ehitada. Nagu juba mainitud, siis näitus areneb pidevalt edasi. Näiteks on üks Lego fännist Ülemiste City töötaja arendamas klotsidest Ülemiste linnakut. Hinnanguliselt võiks sellel näitusel juba koha leidnud olla ligikaudu 500 000 erinevat Lego klotsi.